Nii, tere sulle. Mina jälle kõnnin siin ja tahan jagada sinuga sellist teemat nagu lahutused. Ma juures käib tõesti väga palju just inimesi suhte teemal ja eks mul on endal sellel koha pealt väga palju erinevaid kogemusi ja tavaliselt kui sul on endal selle põhjal väga palju erinevaid kogemusi, siis nõustamine on ka veidi teistmoodi või natuke sa oskad rohkem võib-olla mingi teatud kohti mõista ja aru saada. Ja ma olen ise suhtest läinud, mind on jäetud, ma olen väga keerulisi lahutuse üle elanud ja ühesõnaga tahan praegu öelda seda, et millegipärast on praegu levinud hästi palju selline asi, et ma valin ennast ja kui mu ei sobi, siis lähen liigun edasi. Ja kui me nüüd hakkame süsteemselt seda vaatama, siis kui see juhtub esimese 4 aasta jooksul see lahkuminek, siis meil on tegelikult läbi töötamata lapse tasand. Ja kui see on nüüd veel kordub, et mitmeid kordi selle aja jooksul, siis oleks hea ikkagi sinna korraks oma nina pista ja uurida, mis seal tegelikult toimub. Ja teine asi on see, et minnaksegi lihtsalt väga kergekäeliselt lahku. Suhte hoidmine on kindlasti palju suurem töö endaga ja partner on parim õpetaja, midagi ei ole teha. Aga kui sa veel teed seda teadlikult, kui sa hakkad ennast uurima läbi selle, mitte ei näita partnerile kogu aeg näpuga, et sina on ju, vaid hakkad ennast teadlikult uurima selles, siis hakkavad alles muutused tulema. Nii et mina ütleks, et väljakutse ei ole mitte, kuidas üle elada lahutused, vaid suurim õppetund on see, kuidas jätkata koos. Nii et kui sul on partner, siis mina soovitan seda õppetundi jätkata. See ei ole nüüd 99,9% selline koht, et nii peab olema. Kui seal on ikkagi tegemist alkohooliku või midagi sellist, siis loomulikult peab hakkama mõtlema, kuidas edasi, aga isegi siin on võimalused. Siis on tegemist, et sa oled kaassõltlane. Ühesõnaga, kõigepealt tasub ennast ära puurida nii palju kui on võimalik ja alles siis teha mingid sammud. Ja väga tihti, kui me oleme ennast ära uurinud, siis toimuvad muutused. Nii et ma soovin sulle teadlikkust, taipamisi ja enda süsteemi uurimist. Igal juhul mõnusat päeva!